ja tere tulemast sulle tänasele webinarile, kuidas siis trenditaimi oma aeda lisada, kuidas sina saad nii-öelda neid trende kaasata, trendidega kaasas käia ja mis asjad need trenditaimed üldse on ja täna räägime siis sellest lähemalt. pane mulle julgelt chati ka tere ja kirjuta mulle ka, kustkohast sa mind täna vaatad. mul on hea meel täna sind tervitada ja mul on suur rõõm, et sa täna oled otse siia kohale tulnud ja kõik, kes vaatavad pärast kordust, siis ka sulle suur tervitus ja hea meel, et sa siia oled jõudnud. ma panen sulle ka siia kohe slaidid, mis ma sulle ette valmistasin ja hakkame selle trendi teemaga siis kohe pihta, et ei raiskaks siin väärtuslikku aega. Ehk siis, kuidas me saame trenditaimi enda aeda lisada, neid kaasata, mis asjad need üldse on, kas me saame öelda, et nii, nüüd on meil selle aasta trenditaim, kas me saame öelda, et meil on mingi hooaja trenditaim? jah, me saame mingil määral midagi väita, aga see on ka selline natuke isegi ebamäärane teema, et mis see trenditaim siis sel aastal on, aga kas see on oluline, võib-olla see ei olegi nii oluline. ja ma räägin siis, et mis need trendid siis praegusel hetkel siin 2025. aastal on, et kui keegi vaatab seda hiljem, siis saab ilusti ka meelde tuletada, et mis siin siis trendid on olnud ja muidugi, mis meil ka näiteks 15-20 aastat tagasi on trendid olnud ja kuidas neid siis täna enda aiakujunduses siduda omavahel, ehk siis kui meil tulevad uued trendid peale, kuidas me saame neid omavahel siduda, nii et see aiakujundus ei muutuks kuidagi kaootiliseks, et ta ei muutuks selliseks rahutuks. Kuidas sa tänasest webinarist maksimumi võtad? minu soovitus on sulle see, et lülita võimalikult segajad välja, võta aega ja nii-öelda enda jaoks, kui sa saad. kui sa muidugi tööpostil oled, siis sa ei saa võib-olla nii hästi võtta. ma väga julgustan ka sind vestlusaknas kaasa rääkima, ehk siis siia chati, siin all on selline chati koht, sa saad siia kirjutada, kirjuta küsimusi, kirjuta nii-öelda tee kaasa, kui ma sulle mingi väikse ülesande annan ja tee kindlasti ka märkmeid, et lõpus ma küsin sinu käest ka ühte asja, ainult ühte asja, mida sa enda jaoks nii-öelda kaasa võtad, see on hea meeldetuletus kõigile, kes siin otse osalevad või ka kordust vaatavad, et mis on siis see kõige olulisem, mida sellest tänasest siis kaasa võtta. ja kui sul tekib küsimusi, siis üks asi on siia chati panna, teine asi kirjuta endale paberile ja saad ka siis küsimused siia chati pärast siis postitada või kirjutada. ja lõpus on mul ka kõigile üllatus, ehk siis kõigile üks väike kingitus, mille sa saad pärast siis endale alla laadida. Väike tutvustus ka minu kohta, kes on täna siis esimest korda sellisel webinaril, siis mina olen lapsest saati näpud mullas olnud, sellega üles kasvanud ja see huvi taimede, püsikute, just selle taimemaailma kasutamise kohta ja vastu on mul juba lapsest saati sees olnud ja see ei ole mind maha jätnud, see läheb järjest-järjest edasi. ma igal aastal õpin mingeid uusi taimi tundma, uusi kombinatsioone tundma, uusi trende nii-öelda tundma, mis siis maailmas toimub, mis ka sellises taimemaailmas toimub. ja see, et sa täna siin oled, on ka minu suur nii-öelda soov, et sina saaksid oma aia paremini korda, et sa saaksid oma aia kujundatud, isegi kui sa siit ühe mõtte kaasa võtad, siis sellest on sul juba väga palju kasu olnud. ja kus ma siis õppinud olen, ma olen õppinud Eesti Maaülikoolis maastikuarhitektuuri ja hiljem siis ka Viinis maastikuarhitektuuri ja täna ma toimetan siis oma perega Palusalu aias, Palusalu aiad OÜ alt siin Põlvamaal, et kes ei ole veel käinud, siis sel aastal viimane avatud aiapäev tuleb 11. oktoobril, kus ongi siis hästi palju näha kõrrelisi, kus on näha sügisastrite õitsemine ja hakkame siis pihta ja selle aja jooksul, kui me siin Eestis oleme toimetanud, alates siis 2018. aastast selle ettevõtte alt, kus me praegu toimetame, on väga paljud kliendid saanud tunnustusi oma aedadega. Nad on oma aedu muutnud, isegi kui nad veel tunnustust ei ole saanud, siis see on juba käegakatsutav ja meil on olnud suur rõõm olla abiks Eesti aedade kujundamisel, Eesti aiapidajate nii-öelda teadlikkuse tõstmisel, kuidas oma aeda lihtsamini kujundada või kuidas oma aeda sellisena kujundada, et see nõuaks vähem hoolt, aga samas näeks hea välja. nii,
anna mulle julgelt teada ka, kas hakib või on selge, ehk siis ma loodan, et mul on internet praegu hea. ehk siis minu eesmärk on viia Eesti aiakultuur järgmisele tasemele ja see, et sina täna siin oled, on ka tegelikult sinu panus, et sina aitad kaasa viia Eesti aiakultuuri uuele tasemele, sest et ma olen täielikult veendunud, see on võimalik. Ma näen seda igapäevaselt, et see on võimalik, lihtsalt Eesti aiapidajatel, Eesti naistel on vaja mingit teatud struktuuri, teatud sellist lihtsust, et see viia uuele tasemele, sest et töökus on olemas, tööriistad on olemas, energia on olemas, hea muld on olemas, kasvutingimused on olemas. nii et meil on väga toetav keskkond, kus me saame seda teha ja me võime jõuda nii Saksamaale kui ka Inglismaale järele, kui me seda ainult tahame. Ja täna ma jagan sulle siis viite lihtsat viisi või viit lihtsat viisi, kuidas oma aeda trenditaimi lisada. Millised on need trenditaimed või millised taimerühmad on need trenditaimed ja kuidas neid oma aeda siis nutikalt lisada ja milliseid vigu vältida ka, et aed püsiks elujõuline, et aed püsiks kaunis, et me ei saa lihtsalt tuua mingeid trenditaimi enda aeda ja istutada maha ja loota, et nii, nüüd on aed ilus, nüüd on aed trendikas, et ükski nii-öelda üksiktaim ei loo trendikat aeda üldjuhul. seal peab olema mingi põhimõte taga, seal peab olema mingi nii-öelda see kontseptsioon taga, kuidas see aed siis tekib, kuidas ta on loodud nagu ruumiliselt, kuidas hakkavad seal mingid alad olema. Ja miks neid trenditaimi üldse vaja on või miks on oluline vähe hoolt vajav nagu aiadisain ja aiakujundus, et praegused aiatrendid ongi väga palju sinna suunda, et oleks rohkem ilu, aga samas oleks vähem hooldust. ja selline võtmesõna on suuresti kestlikkusel, ehk siis see asi kestaks. sellepärast tuleb ka järjest rohkem see püsikute teema. Eks need trendid on ka niimoodi, et see püsikute teema ja püsilillede kasutamine on olnud pikalt sees, aga see tuleb järjest rohkem. see jõuab rohkem inimeste teadvusesse, miks see oluline on, miks see vajab ka vähem hoolt või vähem tööd ja selle roll nagu kestlikkuse hoidmisel või kestval aiakujundusel on ka nagu selline võtmesõna roll. Ja millised on need levinud probleemid, et miks aed siis ei ole vähe hoolt nõuda või miks ta on liiga töömahukas, ongi üks osa sellel taimevalikutel, et me teeme valesid taimevalikuid, me näeme, et see taim on näiteks trenditaim, aga see taim näiteks meie aeda üldse ei sobi. või siis ongi juhuslikkus, et me toome aeda suvalisi taimi, me istutame neid suvalistesse kohtadesse, tekib juhuslik kujundus ehk siis ei teki tervikut, jah. ja see terviku puudumine, ühest küljest see suurendab hooldusvajadust, aga teisest küljest see muudab aia kaootiliseks, see muudab aia selliseks rahutuks. jah, kas kellelgi on olnud sellist kogemust, et oled käinud või näinud sellist aeda, kus on juhuslik kujundus, kus on juhuslikult taimed istutatud ja ei ole sellist tunnet, et jah, näed, see ongi selline ühtne terviklik aed. pane mulle number 1 chati, kui sa tead sellist aeda, kus on nagu juhuslikult see kujundus tulnud. aga juhuslikkus, kui sa nagu teadlikult hakkad seda juhuslikkust suunama, et sa teadlikult näed, istutadki need taimed sinna ja need taimed ühele alale kokku, vot siis hakkab pilt vaikselt juba looma ja siis me saame juba ilusamaid, läbimõeldud aedu, mis ka kujunduslikult mõjuvad hästi, mis hakkavad sind toetama, mis hakkavad sinu igapäevaelu toetama, ehk siis sul tekib aiaruum või selline koht, kus sa saad ennast laadida, mitte selline koht, kus sa pead kogu aeg kõplamas ja rohimas käima, sest et taimed muidu jäävad sul umbrohu sisse ja võivad ära surra, need kallihinnalised taimed, mis sa sinna juba istutanud oled. nii, number ühtesid, ma vaatan, tuleb siin päris palju. ehk siis on tuttav teema. ja kuidas siis sina saad alustada? Lähme siis selle juurde, lähme nende 5 punkti juurde. Milliseid trenditaimi ja kuidas sa saad enda aeda siis kaasata? esimene 5 trenditaimede
nagu enda aeda toomiseks, enda aeda, aiakujunduses kasutamiseks on see, et sa istutad õiged taimed. ehk siis siin on kaks asja, õiged taimed õigesse kohta, õige ja õige, õige taim ja õige koht. Need kaks asja käivad kokku. meil võivad olla trenditaimed, aga kui see sinu aeda ei sobi, kui see sinu aias ei ole seda kasvutingimust pakkuda, siis sa võid seda taime mis iganes moel tahta, aga ta ei pruugi seal ilusti ikkagi kasvama hakata. sa võid seal kukerpalle ja saltosid visata, aga ta ei hakka sul lihtsalt ilusti kasvama. väga lihtne näide on see, et mul on päris mitu klienti, kelle aiad on hästi kuival, liivasel, klibusel mullal ja siis nad on öelnud, et Maria, ma tahaks enda aedhortensiaid, paneme need siia, näed, jah. ja siis ma ütlen kategooriliselt ei, tead, see ei ole hea mõte. sa võid seda teha, aga see ei lähe õnneks, sellepärast et nad ei hakka seal mitte kunagi ilusti kasvama, isegi kui sa seal väga võimleksid, kui sa kastaksid neid, kui sa kastaksid neid hapuveega või mis iganes asjaga väetaksid, see ei toimi lihtsalt, sest et sul ei ole seda vett ja sul ei ole seda õiget kasvukohta. jah, versus see, kui sul on tavaline hea aiamuld ja sinna istutad omal hortensiad, siis sa saad põhimõtteliselt ilma vaevata neid uhkeid hortensiaid seal nautida, ilma et sa peaksid hakkama mingeid erilisi trikke tegema. ehk siis õige taim õiges kasvukohas võrdub automaatselt ka vähem hoolt. ehk siis, kui me hakkame trenditaimi vaatama, siis noh, näiteks pikalt on olnud ka floksid trendis ja trenditaimedena, siis flokse me ka liivasele pinnale ei istuta, me istutame need ilusale huumusrikkale mullale ja siis on nendega ka vähem hoolt. ei ole mingeid hulle haiguseid, nad püsivad ise püsti, kui sa neid juhuslikult üle ei väeta ja on nendega nagu vähem tegemist ja neil on rohkem uhkeid õisi. Siis ka see klassika, et varjulembesed taimed, päikeselembesed taimed, et võib olla varjulembeseid taimi, mis on väga efektsed, väga uhked. noh, ainuroog näiteks, ainuroog on ka viimasel ajal päris palju äh, trenditaimeks tulnud, aiandites teda juba päris palju müüakse, sest ta on väga efektne, ta on väga uhke. aga kui sa istutad ta täiesti kuivale kohale päikese kätte, siis ta ei toimi, see ei ole tema kasvukoht, ehk siis tema peab olema kuskil poolvarjus, varjus, et ta saaks hästi hakkama, et ta toimiks, et ta saaks oma nagu potentsiaali avada, et ta näeks hea välja. jah, sa ütled võib-olla, et aga mulle ta väga meeldib ja ma kastan ja ma väetan ja hooldan teda. üks küsimus on siis sel juhul mul, kas sul muud teha ei ole? ja teine asi on, kas see asi on nagu väärt seda. ehk siis, kui sul on taimed, kes tahavad seda lisapingutust nii palju saada, siis jah, ühel hetkel sa ütled, et jah, ma teen seda, aga teisel hetkel tuleb ikkagi päris elu vahele ja sa ei jõua seda teha ja sa ei saagi seda nagu teha. et pigem tuleks vaadata, et kuidas me saame loodusega koostööd teha, kuidas me saame nii-öelda 1 + 1 kokku panna, et see olemasolev tingimus toetaks mul seda taime kasvu. jah, või siis kuiv kasvukoht ja niiske kasvukoht. et meil on näiteks noh, vesikanep. vesikanep on ka niisugune hea näide, ta saab päris hästi hakkama ka sellisel noh, parasniiskel kindlasti, aga ka kuivemal saab päris hästi hakkama, aga ideaalne võiks olla ikkagi selline parasniiske või niiskemapoolne kasvukoht. et me vaatame nende trenditaimedele ka otsa, et millised need trenditaimed siis on, mida ma tahaksin ka enda aeda saada, kui naabril on, tahan ka, kas ta minu aias üldse kasvab. noh, võib-olla kasvab, kui naabrid on ju, aga kui sa kuskil mujal oled näinud, noh näiteks kõrreliste osas ka, osad kõrrelised on niiskema kasvukohale sobilikud, teised on kuivemale kasvukohale sobilikud. kas see kuivema kasvukoha kõrreline minu aias päriselt hakkama saab, kas ta saab seal varjus hakkama, kas ta saab seal päikese käes hakkama, et seda tuleks kindlasti läbi mõelda. siis mis trendidest tuleb veel sisse ka päris sellised taimed, kes Eestis ei ole külmakindlad. noh, klassika on pambarohi, ikka ja jälle talvel tulevad postitused roosade õitega ja siniste õitega, pambarohud ja kõik sellised.
jah, pamparohi on selline taim, kes kasvab Kesk-Euroopas väga hästi ja Lõuna-Euroopas väga hästi, aga Eesti tingimustes ei kasva niimoodi, et tulevad uhked suured õied peale. Et me peame seda ka vaatama, et või millisest kasvukohast, kasvupiirkonnast, millisest kliimatsoonist need taimed pärit on. Kas ta päriselt Eesti tingimustesse üldse sobib, kas see trenditaim on Eesti jaoks nii-öelda sobilik trend või ei ole Eesti jaoks sobilik trend ja on ainult nii-öelda raha raiskamise koht. Et see õige taim õiges kasvukohas on A ja O. Ja kui sa kõrrelised näiteks, noh, kui me räägime üldse kõrrelistest kui erinevatest kõrrelistest, erinevatest liikidest, siis õigel kasvukohal ta kasvabki lopsakaks, suureks, uhkeks, loomulikult vastavalt siis oma kasvu suurusele ja ta näebki uhke efektiga välja. nüüd siin pildil on näiteks Hiina siidpööris Federweiser, kes on Eestis üks külmakindlamaid Hiina siitpööriseid, kui me räägime siitpööristest ja kes ei lähe edasi kuidagi risoomidega, kes on nii-öelda vähe hoolt nõudev, aga me ei saa võtta ka seda tervet rühma või tervet perekonda Hiina siitpööris või tervet liiki on ju Hiina siitpööris, sellepärast et osad sordid Hiina siitpöörisel on totaalselt nagu aeglase arenguga ja ei ole külmakindlad. Ehk siis seda me peame ka vaatama, et kuidas see külmakindlus on nüüd selle sordi suhtes, et kui me tahame saada seda efektset tulemust selle trenditaimega, siis me peame kindlasti kontrollima seda, et kas see trenditaim nüüd sobib meie kasvutingimustesse või ta seda ei sobi. et versus näiteks pambarohi ja siis see Hiina siitpööris või Hiina siitpöörise erinevad sordid ka. et osad on Eestis täitsa külmakindlad, on täiesti okei kasutada, teised jälle ei ole. teised külmuvad ära või siis on hästi-hästi aeglase arenguga vinduvad. Samamoodi ka, kui me trenditaimi, noh, sügisastrid võivad ka olla, nad on tegelikult vanad taluaialilled, siin on nüüd õiekas sügisaster, aga ka vanad püsililled on, ma ütleks, viimasel ajal uuesti jälle trendiks tulnud. ja kui me neid vaatame, osad ütlevad, et oh, see oli mul vanaema aias, ma ei taha seda, on ju, et see oli niisugune vana lill. aga kui me neid tänapäevaste trendidega nii-öelda ühildame, kui me seome neid kõrrelistega, kui me seomegi neid tänapäevasesse konteksti, siis nad näevad väga uhked välja, need on tegelikult väga tublid õitsejad ja asendamatud värviandjad sügiseses aias. et sügisese sellise värvilaigu andjatena mina neist ei loobuks, kuigi need õiekad sügisastrad vajavad ka üsna palju hoolt selles mõttes, et nad õitseksid korralikult, et neil oleks palju õisi, et neil oleks suured õied, aga me saame võtta ka teisi sügisastra liike, me saame võtta kauni sügisastra, me saame võtta mellastra, frikardiastra, kes ei vaja seda hoolt nii palju. ehk siis me saame seal no ütleme, trendi valdkonnas natukene liikuda siia-sinna, et need astrite just värvikammad ja värvilaigud ja see koos kõrrelistega annab nagu väga-väga palju juurde. Hortensiad, jah, aedhortensiad aedhortensiad siin üleval on ju siis puishortensiad, suurelehised hortensiad. hortensiad üldse viimasel ajal on väga-väga trendikad ja palju neid pakutakse, palju neid tahetakse enda aeda tuua. aga siin peab ka nüüd vaatama, et miks ma need kolm erinevat liiki siia panin, sest et ühed neist sobivad Eesti tingimustesse väga hästi, aedhortensiad näiteks, puishortensiad sobivad väga hästi, aga suurelehised hortensiad on nii ja naa ehk siis nad on väga trendikad, sobivad konteinerisse, nad sobivad ka sulle aeda, aga nende peale aiakujundust üles ehitada ei saa. Need on need, kes vajavad palju rohkem lisahoolt, vajavad katmist, kui sa tahad siniseid õisi, siis pead nagu spetsiaalset ainet on ju sinna lisama, mulla happesust kontrollima. aga aedhortensia, puishortensia ei vaja sellist lisahoolt. Neid sa ei pea katma, nendele on ainult lõikus, neid sa ei pea kastma lisaks, kui sa oled nad õigesse kohta istutanud ja saad selle õie ilu nagu tugevalt kätte ja sa saad selle siduda jälle
teiste trenditaimedega või ka siis mitte trenditaimedega, et aias on alati ka mingeid taimi, mis ei ole nii-öelda hetketrendid ja me saame neid omavahel ära siduda nii-öelda olemasolevate ja uute trendidega. Et ei ole nii, et nüüd sel aastal on trendiks hortensiad, et nüüd istutame kõik aia hortensiatega, vaid olemasolevat saame ilusti ka ära kasutada. Siis, mis see teine viis on? teine viis on see, et me loomegi trendikaid kooslusi, ehk siis me ei pane üksikuid taimi, vaid me loomegi neid trendikaid kooslusi. ja mis need trendikad kooslused praegusel hetkel on, ongi looduslähedased, on sellised, mis oleksid nagu looduslikku ilmet aeda toovad, koos kõrreliste, koos püsikutega, ka koos aedhortensiatega. ehk siis miks need kooslused just olulised on, et need üksikud taimed, nagu ma enne ütlesin ka, muudavad selle pildi kaootiliseks, võivad siis mõjuda väga juhuslikult, väga selliselt hüplikult, aga läbimõeldud rühmad, läbimõeldud kordused aia lõikes või istutusala lõikes annavad selle terviku, annavad selle professionaalse ilme, annavad läbimõeldud ilme. et kui trendikaid kooslusi nüüd luua, siis jällegi me ei pane kokku nüüd kõiki trenditaimi üksteise otsa järjest, vaid me vaatame ka, mis on juba aias olemas ja mida me saame siis sinna nii-öelda trenditaimedest juurde tuua, kui me tahame seda nii-öelda trendiga kaasa minna, sest et mis praegu on oluline, nagu ma alguses ütlesin ka, et praegu on oluline see, et taimed oleksid vastupidavad, et nendega oleks vähem hoolt, et nad pakuksid ka ökoloogiliselt midagi, et tekiks just oma kodu lähedale see looduse tunne taas. jah, et kui sul maja on metsas, siis on sul selle loodusega lähedane ühendus nagu väga hästi olemas, aga kui sul maja ei ole metsas, kui sul maja on kuskil uusarendusrajoonis, sa igapäevaselt istudki kuskil kontoris, teed tööd, siis sul on vaja seda loodusega ühendust ja seda me saame luua enda aias, kui meil see väike lapike, kas või väike lapike maad on olemas. ja see koosluste loomine, see annab nagu palju juurde, et me saamegi nii-öelda, ka siilkübarad on ju väga trendikad, erinevad, saame neid kokku panna kõrrelistega, teiste püsililledega ja luua selliseid alasid, mis mõjuvad ka suurema massina, mitte siis üksikute taimedena. et mis see äh, trenditaimede nagu muutus või trendide muutus aiakujunduses on olnud, et kui väga pikalt on olnud see trend keskajast, nii-öelda keskaegsed istutusalad, kus taimed on üksteisest kaugel, kus taimede vahel on palju maad, kus sa peadki kõplama, rohima, siis nüüdseks on need trendid muutunud sinna suunda, et kogu ala, istutusala on kaetud taimedega, jah. ja mis praeguses aiakujunduses siis trendid on, ongi kõrrelised, et kõrrelisi kaasatakse ka lillepeenrasse, et mõnele võib tunduda, et nii, mis ma selle heina sinna lillepeenrasse toon. vanasti sai heina on ju kõvasti tehtud, et miks ma seda sinna pean tooma. aga see kõrreline, see annab selle vaherohelise, ta annab sellise vahestruktuuri, selle õhulisuse, liikuvuse ja kõrreline annab just sügise poole ja ka talvel lisaks sellele liikuvusele annab ta niisugust heledat tooni, et kui talvel kõik need püsikud mustaks muutuvad ja enam silma ei paista, siis kõrreline on see, mis tihtipeale jääb sinna püsti peenrasse püsima ja annab seda lisaefekti väga palju juurde. siis trendis on praegu ka väga paljud õhulised püsikud. jah, õhulised püsikud nagu näiteks igasugused punanupud, jah, et tahetakse peenrale seda õhku tuua, et ei ole ainult värv värvi otsas kinni, vaid seal vahel peab ka õhku olema, nii nagu lillekimpudes, kes on näinud hästi õhulisi lillekimpe, hästi uhkeid lillekimpe, siis see mõjub juba hoopis teistmoodi kui õis õie kõrvale nii-öelda kokku topitult. et seda õhku on vaja ka aiakujunduses. see muudab aia hoopis nagu mitmekihilisemaks ühest küljeks ja ka ruumilisemaks, läbipaistvamaks ja sügavamaks. jah, et sa näed ühest kihist läbi, et see õhulisus pakub seda.
siis ka tugevad aktsent-taimed on ikka veel ka trendis, et mis sinna alla lähevadki, näiteks need aedhortensiad, puishortensiad, ka pojengid on ikkagi veel väga, väga trendis, sellepärast et nad on tugevad. Nad istutad maha ja nad kasvavad, nendega ei pea mingit suurt võimlemist tegema. aga ka neid saab siduda ära siis selle nii-öelda õhulise kujundusega või sellise lopsaka lillepeenraga, noh näiteks siin paistab üks pojeng kusjuures praegu ka. et tihtipeale siin Palusalu aias ka küsitakse, et kus teil need pojengid on. jah, ma ei näinud ühtegi pojengi. näiteks juunikuus, kui pojengid õitsevad, siis siis keegi ei näe neid või pärast, kui nad ära õitsenud, siis veel vähem näevad. et need ongi kõik istutusala sees, need on kaasatud sinna sisse, mitte ei ole eraldi pojengipeenad, sest et me tahame jälle seda kestlikkust, me tahame pikaajalist ilu ja seda me saame, kui me need erinevad grupid, erinevad õitsemisajad siis kokku paneme. Siis trendis on ka viimastel aastatel või jah, viimastel aastatel kindlasti väga palju ka kohalikud liigid, et Eestis võib-olla veel nii palju ei ole, aga Euroopas on see väga-väga aktuaalne teema, et kohalikke liike enda aiakujunduses kasutada, et seda ökoloogilist mitmekesisust toetada ja siis neid kohalikke liike ära kaasata. Ürtpunanupp näiteks on ka kusjuures Eestis kohalik liik, väga hästi saab aiakujunduses kasutada, aga siin on ka nüüd niisugune ohukoht, et kas ja milliseid liike me saame enda aias ära kasutada, et me saame väga paljusid kohalikke liike aias ka ära kasutada, aga väga paljusid me ei saa, sellepärast et nende levikuviis on liiga intensiivne, liiga agressiivne. jah, et kui me tahame näiteks naati oma aiakujunduses ära kasutada, me saame naadiga teha kooslusi, aga pigem suuremas aias, kus meil on ruumi, kus meil on ruumi selle naadi ala jaoks, aga me ei saa seda väiksemas aias teha, sest et siis sul noh, see ei sobi nagu omavahel hästi kokku. küll aga me saame väiksemas aias näiteks selle punanuppu kasutusele võtta või siis mis meil siin veel on toredaid kohalikke liike, mingeid tarnu või piipheinu või mis iganes, et tegelikult neid liike on nii suurema aia jaoks kui ka väiksema aia jaoks vastavalt sellele, mis sul juba olemas on ka. no selle naadiga veel nii palju, et kui sul on suur aed ja sul on suur puhas naadiväli, siis sellise ala puhul võib tõesti mõelda, et kas ma pean selle puhtaks saama või ma saan seda kuidagi teistmoodi ära kasutada ja teha sellest teistmoodi mingi kujundusliku sellise vau-efekti. et variante on erinevaid. siis mis on veel trendis ja trendi minekus, on kuumust, põuda taluvad liigid või üldse selliseid ekstreemseid kõikumisi taluvad liigid. Eestis võib-olla see veel ei ole nii suur teema, aga Kesk-Euroopas on see väga suur teema, et kasutada selliseid liike, kes saavad ilma kastmata aias hakkama. et kui sa oma taimed õigele kohale istutad, siis iluaed peab saama ja Eestis see kindlasti nii on, et ta saab ilma kastmata hakkama, ilma kastmissüsteemideta, ilma suure mulla paranduseta. noh, siin võib natuke vaielda ka, et mõnes kohas ikkagi on seda mullaparandust vaja, oleneb, mis tingimus sul siis on, kui sul on ikkagi väga-väga savine muld, siis seal tekivad taimevalikul suured probleemid, ehk siis seal peab midagi natuke ette võtma või kui on puhas liiv, siis ka seal me peame natuke midagi ette võtma, et saada natuke suuremat valikut taimi siis enda aias kasutada. mis siis veel, võib-olla mõned taimed veel nii-öelda trenditaimedest, aga selleni me veel jõuame. et see kohe varsti tuleb. mis siis see koosluste põhimõte, koosluste loomise põhimõte võiks olla, et kui sa kooslusi lood, siis hea mõte on vaadata, et sul ongi 3 kuni 5 taime, mis korduvad ja toetavad üksteist nii kõrguse, värvi kui ka õitsemisaja poolest. aga need 3 kuni 5 ei ole siis nagu terve peenra jaoks, selles mõttes, et ongi ainult 3 kuni 5 taime terve peenra jaoks või istutusala jaoks, vaid sul on 3 kuni 5, kes samal ajal seda
seda efekti loovad, ehk siis seal on veel erinevate õitsemisaegade jaoks veel erinevad taimed, kes siis seda efekti, lisaefekti loovad. et mis võib öelda ligikaudu kuskil 20-se, 30-se ruutmeetri suuruse istutusala jaoks läheb sul kuskil 20 kuni 30 erinevat liiki ja sealhulgas on ka siis sibulilled, ehk siis sibulilli me saame alati lisaks juurde kasutada, et need annavad selle äh, kevadise, aga ka suvise, sügisese õitsemise, kui sa tahad või kui sa nagu seda oskuslikult sinna juurde planeerid. ja siis sa saad selle mitmekesisuse, sa saad selle pikaajalisuse ja nii, et sul on nii trenditaimed kui ka võib-olla mitte nii trenditaimed. et kui me seda istutust näiteks vaatame, siis noh, siin on samal ajal õitsemist annavad üks, kaks, kolm, neli, viis, isegi kuus, on ju kuus, pluss siis need teised taimed, kes seda kõike toetavad. et mis siin nagu hakkab hästi seda tulemust looma, on see, kui me hakkame ka värve vaatama, et kui meil värvid hakkavad ka üheskoos tööle, et meil mingid värvid korduvad, et loovad seda ühtsust, et ei ole nüüd kollane, punane, sinine, roheline, oranž, vaid meil ongi mingid värvid, kes üksteist hakkavad toetama või kuskil hakkab see kordus tekkima. siis võib sul neid liike siin ka rohkem olla, et ei pea olema 3 kuni 5, vaid võib ka olla, on ju rohkem. et seda me saame mitmel eri tasandil ja nagu ka veel edasi jõudnud moel nagu välja mõelda või kujundada. aga algatuseks, kui sa saad 3 kuni 5 sellist põhitaime, kes sul hakkavad mingil ajahetkel siis koos mängima, siis on juba see väga hea nii-öelda nipp oma koosluse paikapanekuks või koosluse loomiseks. Siis üks oluline asi, mida nüüd nii trenditaimedega kui ka teiste taimede kokku kombineerimisel ongi siis vaja vaadata tekstuure ja värve. ehk siis aiadisainis ei ole oluline ainult mitte õied ja see värv, mida ta siis annab, vaid ka lehtede kujud, värvitoonid, need struktuurid, mida nad loovad. ja siin on näiteks sellist peenikest kõrrelist vahel, püstised õied, sellised suured õiemassid, lehestikud, lehestikuvärvused, põõsad. ja mis see trend võib-olla praegu on see, et ongi mingid rohelised toonid vahel ja siis on aktsенtvärvid. ja muidugi ka see, et on suuremad õied ja väiksemad õied, nagu ma enne ütlesin, siis suuremad sellised ähm, suuremate õitega aktsenttoonid nagu näiteks poengid ja võib-olla aedhortensiad, aga ka väikesed õied, mis loovad just seda looduslikkust, looduslähedust ja mis loovad ka ökoloogiliselt väga palju lisaväärtust. no siin on üks ka näide Palusalu aiast, siit liivapeenrast, kus ongi mingid nagu suuremad värvilaigud, aktsенtvärvid, siis on erinevad õiekujud. no siin on näiteks mesiohaka sellised pallikesed, vahepeal mingid kõrrelised, siin Monarda alustab õitsemist, et erinevad struktuurid omavahel kokku kombineeritud, aga ka mingid värvid ja pluss see roheline värv seal vahel on ka see, mis seda kõike siis tasakaalustab, et ei ole ainult värvilaikude nii-öelda maal ja selline värvilaikude üks plahvatus juulikuus, kui kõik floksid õitsevad, vaid on ka teisi aegu sinna sisse kombineeritud, pluss siis neid struktuure sinna sisse kombineeritud, et ei ole ilma struktuurideta. või siin näiteks ka, et suuremad värvilaigud, siin on üks naistenõges, Mandžuuria naistenõges ja mingid kordused, värvikordused seal üleval, näiteks Virginia männasmailane, siis siin kordub hästi igihaljas kaerand, mis annab just seda õhulisust ehk siis see kõrrelise õhulisust, liikuvus, mida ta peenrasse toob. või siin ka struktuuride erinevus hästi näha, artišokilehed koos salveidega, kusjuures salveid on ka viimasel ajal päris kõvaks trenditaimeks muutunud, nii aassalvei kui ka metssalvei. ja mõlemad siis kasvavad väga hästi nii päikeselises kui ka kuivas kasvukohas.
Aassalvei õitseb siis natukene varem, on siis niisugune varasuvine õitseja pigem ja metssalvei siis hilisem, no läheb juba sinna suvise õitseja alla. Siis number 4, vähe hoolt vajavad ja trendikad taimed, ehk siis kui sa trendikaid taimi enda aeda tood, esimene asi vaatad, kas ta sul aeda sobib kasvukoha poolest, aga teine asi, tasub vaadata ka seda, et kas ta nõuab vähe hoolt või palju hoolt. jah, näiteks aedhortensiad on ikkagi üsna vähe hoolt nõudvad, jah, ma ei ütleks, et hooldusvabad, aga vähe hoolt nõudvad versus siis näiteks suurelehine hortensia vajab ikka oluliselt rohkem hoolt. Ähm, või kui me võtame võrdluseks aedhortensia ja roosid, siis roosid on olnud väga kõvad trenditaimed. Nüüd rooside poolest läheb trend lihtõieliste rooside peale, aga ka seal, et aedhortensia versus roosid, siis roos vajab palju rohkem hoolt kui aedhortensia, et ta oleks ilus. Siis kõrreliste või no näiteks, kui me põõsastest veel natuke räägime, siis varasemalt on olnud ju ka väga palju trendis, no ütleme 15-20 aastat tagasi, pigem juba 20 aastat tagasi, 25 aastat tagasi, olid väga palju trendis Jaapani enelad, põõsas maranad ja nüüd need, kui sul on aeda olnud istutatud sellest 20 aasta tagusest ajast, siis need on üsna rääbakaks jäänud, eriti veel, kui seal hooldusega on midagi valesti läinud, vale lõikus olnud ja ühel hetkel tulebki nad välja vahetada, kui aeg on ümber, siis tulebki välja vahetada. ja mis nüüd praegu on võib-olla rohkem trendis, on näiteks ka kukerpuud ja Thunbergi kukerpuud, mis on hästi efektse lehestikuga, hästi palju erinevaid sorte on aretatud. aga noh, neil on niisugune asi ka, et nad on küll nii-öelda vähe hoolt vajavad, aga neil on siuksed asjad nagu ogad küljes ja neid on nagu ebameeldiv lõigata, et kui sa pead ikkagi neid lõikama, siis on see natuke ebameeldiv. pead vaatama, et kas sa neid tahad aeda tuua või kui palju sa neid oma aeda tood. või siis ka lodjapõisenelad, praegu ka väga trendikad, on erinevaid sorte. Neil nüüd neid ogasid ei ole, ehk siis selle poolest oluliselt lihtsam hooldada, väga efektsed, saavad igasugustes tingimustes peaaegu hakkama. siis kui me kõrrelisi vaatame, siis kõrrelisi on ka igasuguseid erinevaid, osad on üheaastased, teised on püsikud. ja milliseid sa siis enda aeda tahad tuua? kindlasti siin ka vaadata, et kas nad nõuavad vähe hoolt või palju hoolt. mis selle hoolduse all kõrrelise puhul peab vaatama, on see, kas ta külvab ennast, kas ta läheb risoomidega edasi, kas ta vajab talvekatet, et need on sellised põhilised asjad, mida kõrrelise puhul tasub vaadata. et trendikatest kõrrelistest võib-olla paar tükki siin välja toodud. teravaiene kastik, seda ma arvan, peaaegu igaüks juba tunneb, sest seda on palju kasutatud ka avalikel haljasaladel. tema püsib oma koha peal, ta ei külva ennast edasi. tõesti selline lihtne ja tugev kõrreline, mida siis kasutada. siis roogsini helmikad ka samamoodi ei külva ennast edasi, püsivad ühe koha peal, ei lähe kuidagi aiast lappesse, lihtne hooldada. ehk siis ei pea midagi lisaks tegema, aga muidugi jälle õige kasvukoht, et sa ei saa neid päris liiva sisse jälle istutada. Hiina siitpöörised ka, nii nagu ma enne siis ütlesin, Hiina siitpöörised, jah, neid on lihtne kasvatada, kui sa valid selle õige sordi. jah, näiteks see Federweiser või siis ka Ferner Osten on ka üks selline sort, kes on Eestis väga kindel, väga tugev ja ei hakka väga hilja õitsema, et kui sa tahad seda õieilu saada, siis peab ka seda õitsemist vaatama ja kas see sort üldse annab õitsemist, sest et on ka sorte Hiina siitpöörisel, kes õitsemist üldse ei anna. nii, püsikutest siis, kes on sellised trendikad, ongi metssalveid, aassalveid, pojengid ka ikka veel või jälle uuesti kurerehad ka väga palju, eriti kurereha Rosanne on nüüd siin mul välja toodud, sest et tema on üks sellistest, kes õitseb hästi-hästi kaua ja kes annab oma õiega seda efekti väga-väga pikalt. et on teisi kurerehasid ka, kes on üsna tublid, aga temast ei saa, ütleme,
üle võib-olla ükski teine kurereha nii lihtsalt. siis Vaasani naiste nõgesed ka on sellised, kes on ikkagi väga trendikad veel, õitsevad kaua, ongi sellise pinnakatte rollis väga-väga tugevad. Ja tasub kasutada just kuivematel, parasniisketel ja päikselistel kasvukohtadel kindlasti, et mitte kuskil varjus. siis punane siilkübar on ka selline nii ja naa taim, et väga palju on aretatud temal sorte, ta on trendikas taim praegu, et kui me Hansaplantis ka ikka käime, siis Mihkel Saarel on kasvatatud väga palju erinevaid sorte, väga efektsed sordid, aga punase siilkübara puhul tuleb vaadata seda, et osad sordid on vastupidavamad, teised ei ole nii vastupidavad. ja kui sa nii-öelda trenditaimena tood aeda endale taime, kes ei ole nii vastupidav, siis siis sa pead vaatama, kas sa saad seda vastupidavust pikendada sellega, et sa teda näiteks jagad või siis pead valima mingi teise sordi, teise liigi. Ähm, või siis ongi see, et ma lähen trendiga kaasa, no las ta siis olla mul ainult 1 aasta või 2 aastat ja nii ongi. aga kui sa tahad pikemaajalist seda kestlikkust, siis ma soovitan natuke vaadata seda, et millise sordiga me siis edasi läheme või tegelen siis selle hooldusega, ehk siis ma tegelen selle jagamisega ja muidugi õige kasvukoht on ka A ja O. siis ürtpunanupud ka jälle väga vastupidavad, nemad külvavad ennast edasi, aga siis õigel ajal nii-öelda kõblata maha. Ta ei külva niimoodi massiliselt, aga ta külvab teiste taimede sisse ja vahele igal juhul, et mõnikord ei raatsi on ju neid välja võtta, et siis ikkagi tuleb seda teha, muidu võib minna see asi lappesse. ja Virginia männasmailane on ka üks selline püsilill, kes on ikkagi väga trendikas praegu. ta annab just kõrgust, struktuuri, sellist püstist ilusat nagu õitsemist ja tema ka külvab ikkagi edasi ennast, aga ei külva massiliselt edasi, et ei ole midagi sellist ületamatut. no siin on natuke näha siis Hiina siidpöörist. see on nüüd Federweiser, see on kuskil suve keskel, juuli keskel umbes. aga siin kusjuures ei olegi Federweiser, siin on üks kirjusort. et nende kirjude sortidega on ka nii, et need on ka natuke külmaõrnemad, kui on roheliste lehtedega Hiina siitpöörise sordid. ja siin taga Virginia männasmailane ja siis floksid, et flokse saab ka nii-öelda trenditaimena ära kasutada, kui sa seod neid siis noh, näiteks kasvõi kõrrelistega. nii, siis on veel üks kõrreline, on Kalamakrostis varia, sellel eestikeelset nimetust ei olegi, see on üks kastik, on ka väga huvitav kastik selle poolest, et tal õis on natuke kaardus, et tal ei ole õis selline nagu teravõielisel kastikul, tema õis on, teravõielisel on siis püstine, aga sellel vaarial on siis nagu kaardus ja tema ka püsib ühe koha peal, ei lähe edasi nii-öelda risoomidega, tal on lühivõsundid, ta läheb natuke ikka edasi, aga ta ei lähe nii, et sa temast kuhugi jagu ei saa, et ta ei lähe lihtsalt teiste taimede vahele, et niimoodi ei ole. aga annab jälle head sellist õhulisust, annab liikuvust ja tema võib-olla eelis või üldse kastikute eelis on see, et nad alustavad kasvu väga-väga varakult. juba siis, kui tulbid õitsevad, on neil ka lehestik peal, ehk siis sa saad tulpidega luua just, tulpide ja kastikutega luua selliseid kombinatsioone, et sa teadlikult validki siis tulpide õievärvid koos kastiku lehestiku värvidega. ja siin üks näide, noh, võiks öelda, et päris mitu trenditaime üksteise otsas siin. metssalveid siin kohe serva peal näed kohe ka ära korduse, Virginia männasmailane siin keskel, kõrrelised, harilik kastikhein, jälle sellise lookas õisikuga, jääb talveks väga efektselt ka püsti koos siis Virginia männasmailasega. ja siin kusjuures paistavad ka punanupud, et sellist õhulisust, liikuvust, et see on see, mis trendi kui tervikuna või trendina praegu nagu väga-väga nagu populaarne on või mida praegu ka levitatakse. siin nüüd siis ürtpunanupud.
noh, see on nüüd ürtpunanupp täiesti algliigina Eesti looduses ka olemas koos, koos kahkja siilkübara ja siis selle Kalama crostisvariaga. Need jällegi kõrrelised siilkübarad, punanupud ja siin nüüd tuleb ka siis see struktuur, tuleb ka värv, et see Kalama crostisvaria koos selle punanupu ja siilkübaraga, sa näed, et see värv ka kõik ühtlustub siin ära, et kui me trende vaatame, siis üks asi on see struktuuride kombineerimine, aga teine asi on ka siis see värvi kombineerimine, et kuidas see siis omavahel läheb, et kas me paneme kärtsud värvid üksteise otsa ja siis rahustame neid kuidagi rohelisega või siis me vaatamegi, kuidas need värvid omavahel hakkavad harmoneeruma ja tulevad siis struktuuride erinevustega esile. Siis number 5. Kuidas siis saada oma trenditaimi, lisada oma aeda, ongi see õige istutuse kujundus, ehk siis me paneme need taimed kujundusse, me kaasame neid olemasolevate taimedega, me joonistame teisisõnu plaani. ehk siis, kui me tahame pikaajalist ilu saada, pikaajalist tulemust saada, siis noh, osad joonistavad paberi peale selle plaani, teised teevad digitaalselt selle plaani ja kolmandad ei joonista seda plaani, teevad selle peas, teevad koha peal seda ümbertõstmist. kõik on võimalikud, aga paberi peal tahes-tahtmata me saame läbi mõelda erinevaid variante kokku kombineerida, ilma et me peaksime istutama neid taimi maha ja me saame nii-öelda eos mingid vead elimineerida, jah ja selle planeerimise puhul jah, mis on siis oluline, ongi see kõrguste arvestamine, õitsemisaegade arvestamine, ka see, et millised need taimed on siis enne õitsemist, millised need on pärast õitsemist, millised nad talveks jäävad, et et päris nii ei saa panna, et ma nüüd panen need trenditaimed üksteise otsa ritta ja vaatan, mis siis juhtub. mõned trenditaimed, noh, mis on veel populaarsed ja lühiealised või no, ongi näiteks need pojengid, et kui me pojenge paneme üksteise otsa, siis see pojengi õitsemise ajal on väga-väga efektne. aga mis saab pärast, mis saab tavaaias pärast? ma ei räägi nüüd siin spetsiaalsest Pojengi kollektsioonaiast, see on teine teema. aga kui sul on tavaline aed, eraaed ja sa tahad ikkagi seda nautida varakevadest hilissügiseni ja talvel ka, siis me peame vaatama, et meil oleks õitsemisajad pluss siis ka struktuuriajad ka sellisel talvisel külmal ajal ja siin on ka siis trend looduslähedased läbimõeldud kompositsioonid ja looduse toomine aeda, mis ei tähenda ilmtingimata seda, et me toome ainult kohalikke liike aeda, vaid me toome seda looduse tunnetust aeda ja kuidas me saame looduse tunnetust aeda tuua, ongi erinevad taimed, erinevad kõrrelised, plussist ka püsililled. kui sa mõtled sellise lilleaasa peale, siis sa näed ka seal, et seal on kõrrelise osakaal, seal on lille osakaal, seal on millegi õitsva osakaal ja seda tunnetust me tahame aeda tuua. või siis, kui me lähme metsa, siis seal on puud, põõsad ja seal on ka alusrinne, seal on ka pind kaetud mingite asjadega, ehk siis me tahame seda looduse tunnetust enda aeda tuua, enda lähedale tuua. noh, siin mõned näited, siin on Ülle Uljata aed, kes ka planeeris endale aia ümber aiakujunduse programmis. ja siin on ka trenditaimed, hortensiad, need olid tal varasemalt juba aeda istutatud ja kuidas ta need siis ehk siis sidus olemasoleva selle uuega. et kui tal varasemalt olidki nii-öelda trenditaimed aeda toodud, okaspuud ja hortensiad, siis see vahelüli oli justkui siit puud, et nüüd on tal see vahelüli ka siia vahele tekitatud või siin on hästi näha, et kui sul ongi varasemasti istutatud mingeid puid-põõsaid juba aeda ja kusjuures Üllel on siin seda rütmi juba varasemalt väga hästi kasutatud, et ongi ainult üks väike kiht või üks väike osa siit puudu, aga sul on olemas juba mingid puud-põõsad, me saame neid ka väga palju ümber tõsta, kui on vaja, me saame selliseid elupuid ka ümber tõsta, kui on vaja see on tehtav, nii et nad ka ellu jäävad ja ära siduda nii-öelda selle uuega, et ei ole nii, et nüüd hakkame aeda kujundama ja peame kõik nullist tegema, kõik ära nullima, vaid me saame
olemasolevaid ka suuri puid me saame kaasata kujundusse. noh, siin on ka need Thunbergi kukerpuud on ilusti lehestiku poolest ära seotud, et kui sa siin vaatad, siis tekibki nagu selline struktuuride mitmekesisus, tekib ka mingi ühtsus, et kui ongi need punanupud siin püstisõiega, siis ongi ka hiidiisopid oma püstisõiega, et siin see õie kuju kordused, õrnad lehestikud, siin on siis Hiina siitpööris, see peaks olema Morning Light ähm, või Gracillimus äkki isegi, sellise peenikese õhulise lehestikuga ja võrdluseks siis siin kõrval need elupuud. Et elupuid, noh, paljud vihkavad, teised jälle armastavad, et kas me peame neid ühtemoodi kasutama ja kas me saame neid kuidagi teistmoodi kasutada, et siin on ta väga oskuslikult sellise ruumilisuse ja sellise nagu vaadet piirava istutusalana kasutust leidnud. nii, siin on siis Pille Meresmäe, kus on ka need hortensiad on siit natuke näha ja kõrrelised ära seotud, mingid nupud, et see on nüüd selline sügisene pilt ja siin kõrval ka üks suvisem pilt, kus ongi rohelust, on kordused ilusti näha, on seda värvi nii-öelda mingil hetkel mingit värvi, aga see värv võib ajas muutuda, et praegu on see niisugune kollane, aga pärast on võib-olla hoopis roosa värv siin esiplaanil, et ei pea olema nii, et suve algusel on sul roosa ja suve lõpul ka roosa, vaid see võib ka ajas muutuda. ehk siis, mis on nagu oluline, kui sa tahad omale trenditaimi või tänapäevaseid nii-öelda trende enda aeda tuua, siis esimene asi tuleb vaadata, et kas see taim, mis on nüüd see trend ja mis ma vaatan, et võiks mulle sobida, kas see sobib minu kasvutingimustesse, ehk siis õiged taimed õigesse kohta, see on esimene asi. siis teine asi, luua koosluseid ehk siis neid trendikaid kooslusi, kui sul on need hortensiad, siis pane sinna midagi juurde, et tekiks kooslus. ja miks see kooslus võib-olla veel vajalik on, noh, üks asi on see õitsemise pikendamine, aga teine asi on ka see, et kui sul maapind on kaetud taimedega, siis see nõuab ka sult vähem hoolt. ja ka vähem tegelikult niiskust, sest et kui taimed on nagu üksteisega koos, siis nad hakkavad, madalamad taimed katavad pinda, hoiavad ära seda maapinna aurustumist. ei ole niimoodi, et kui üksik taim on keset muru või keset mingit sellist ringi, siis seal on ka niiskuse probleemid ja siis kuivuse probleemid pärast oluliselt suuremad. siis tekstuuride ja värvide kombineerimine, et trenditaimi siis enda aeda tuua, tasub vaadata, et millised tekstuurid ma kokku panen, kuidas tekivad need efektid, millised värvid ma kokku panen. ja muidugi vaadata ka vähe hoolt vajavaid taimi, et need trenditaimedest, no näiteks helmikpöörised on ka päris trendikad, et neid ka väga palju on aretatud, on uhkete lehestikega, aga kui palju nad vajavad siis hoolt, et vaadata seda hoolduse poolt ka, et kui sa ostad, on väga uhke, väga efektne, aga mis edasi saab, et nad ilusad oleksid. noh, helmikpööris tahab ka natuke lisahoolt saada, et ei ole nii, et lihtsalt kasvab ja midagi teha ei ole vaja. ja, ja trendid ka muutuvad, ehk siis kui me näiteks sellest õige istutuse kujundusest räägime, siis ka muutuvate trendidega kaasas käimiseks tuleb vaadata pikaajaliselt, ehk siis planeeridagi pikaajaliselt, et kui praegu on mingi konkreetne taim trendis, siis kuidas ma edaspidi saan seda ära kasutada või edaspidi, kui suureks ta mul kasvab, et ma saan mingeid uusi taimi juurde tuua. ja mingid taimed vananevad, siis ongi nii, et seda vananevat taime siis tuleb kas jagada, et ta oleks uuesti noor. mingeid taimi me saame jagada, teisi, noh näiteks põõsaid me ei saa jagada noorendamiseks ilmtingimata. et siis tulebki mingil hetkel nagu teha see kujundus uueks. et kui me oleme 20 aastat tagasi istutanud ähm, põõsas maranad, oleme istutanud Jaapani enelad, mingid okaspuud, millel praegu on seenhaigused kõvasti küljes, siis kas seda tasub hoida või seda me peame ümber tegema?
et seda kujundusse kaasamist ja ajaga kaasas käimist, et seda tuleb jälgida. et öeldakse, et ühe peenra eluiga on kuskil 7 kuni 10 aastat, siis mõtle enda peenra puhul, kui sul on juba peenar olemas, kas on vähem kui 7 kuni 10 aastat või on juba vanem kui 7 kuni 10 aastat. ja siinkohal on mul hea sul küsida praegu, et kas sul on vähem kui 10 aastat või rohkem kui 10 aastat, ehk siis pane mulle number 2, kui on noorem kui 10 aastat sinu istutusala, kui sul on see olemas, ja pane number 3, kui on vanem kui 10 aastat. ma vaatan korra sul selle üle. nii, et kuidas teil on? nii, on kahtesid, on kolmesid. Umbes täpselt 10, ja. ehk siis see ongi nagu selline piir, et jah, näed, nüüd ongi vaja. nii palju kahtesid, alles rajan, kolm. ehk siis kui sul on olemasolevad mingid okaspuud näiteks sisse pandud, siis tuleb vaadata kriitilise pilguga, kas ma saan seda noorendada, mingeid okaspuid me saame noorendada, mingeid lehtpuid, lehtpõõsaid saame noorendada, aga teisi me ei saa. ja osad ongi juba seenhaiguses niimoodi, et neid ei anna ka päästa, neid ei anna kuidagi ilusaks putitada. et alles rajamisel, alles alustan, väga hea. nii, ehk siis siin on ühte ja teist, ehk siis neid, kes on juba tegutsenud ja midagi teinud ja, ja teised, kes veel ei ole teinud. noh, siin veel üks see liivapeenra istutusala Palusalu aiast, kus ongi näha ka natuke neid struktuure jälle, selliseid püstiseid struktuure, siilkübara nupukesi, punanupud, kõrrelised ja erinevad kõrgused, erinevad õitsemisajad. või siin ka hästi palju erinevaid struktuure koos, aga samas ka mingid värvitoonid, mis seda nagu ühtsena hoiavad. siin servas punanupud, taga õitsevad päevakübarad, Sullivanti päevakübar, läikiv päevakübar, vahel mingid floksid. ja kuidas see siis kõik nagu kokku hakkab minema, Mandžuuria naistenõges siin ees näiteks, äh, siis Kalamakrostis Vaaria on ju, et kuidas see omavahel hakkab kokku käima. nii. ja selle struktuuri nagu ilu tulebki sul esile ja tegelikult ka see koosluse ilu tuleb sul esile nendel, eriti just nendel koledatel kuudel, novembris on ju. et kes julgeb öelda, et praegu novembris või mitte praegu novembris, aga ütleme, tulevas novembris tal on aias midagi, mida ta saab käia vaatamas. jah, kas on kellelgi seda juba, et jah, novembris ma ootan väga novembrit, et saaks vaadata kõrreliste ja nende püsikute struktuuride ilu. et siin on näiteks üks foto Palusalu aiast novembrikuust konkreetselt, kus veel õitsevad mingid sügisastrad, natuke on veel mingid heleeniumid siin, siis siin vahel kõrrelised on ju, jah, et novembri me võime Eesti tingimustes ka väga vabalt muuta selliseks uhkeks aiaks, kus ei pea veel olema see pori, ei pea olema selline pime ja kole aeg, vaid saab ka väga romantiliseks muuta, kui tahad. ja ei pea olema ainult okaspuud, sest okaspuud teadupoolest väga suvel midagi muud ei suuda pakkuda kui ainult rohelist. jah. jah, tegin ju tegin ju plaani koos Mariaga. vot, ehk siis kui sa oled selle teemaga juba tegelenud, siis sul juba on midagi. kui sul veel ei ole, siis selle suunas saab liikuda. jah, ja siin on jälle need Hiina siitpöörised, siin on Virginia männasmailased, luhtkastevars on ju niisuguse heleda õisikuna, astilbed oma õisikutega, aga need peavad jälle selle kasvukoha poolest klappima kokku. sügisastrad ja kõrrelised on ju. nii, ja milline see asi siis talvel välja näeb või milline see asi võib välja näha siis, kui esimene lumi peale tuleb või esimene härmatis peale tuleb. et siis tulevad ka need erinevad struktuurid imehästi esile. jälle need ähm, hiidiisopid näiteks, kõrrelised, sa näed siin heleda-tumeda kokku sobimist või kokku mängu, kuidas nad omavahel hakkavad olema. monardad siin, et see on nii-öelda järgmine etapp, kuhu su aed
saab nii-öelda edasi minna, kui praegu veel on lumisel ajal või kui praegu veel on sellisel porisel ajal seda struktuuri veel liiga vähe. Mhm. Ehk siis, kui sulle tundub, et sa tahaksid selle teemaga edasi minna, kui sa tahaksid nüüd võtta selle planeerimise käsile, siis me teeme täna lahti aiakujundamise kursuse uksed ja sina oled sinna oodatud, kui sa seal veel sees ei ole, kui sa tahad nii-öelda oma aeda paika panna, siis esimene variant ongi see, et sa tuled aiakujunduse kursusele, mis kestab siis 6 kuud, see tähendab seda, et 6 kuu jooksul sa saad osaleda tugikõnedel, neid materjale sa saad läbida pikema aja jooksul, need on sul minu meelest terve aasta lahti, terve aasta kindlasti lahti. Ja seal me panemegi paika siis sinu aiaplaani alates kujundusest kuni valmis istutusplaanideni. Selle kursusega tulevad sulle kaasa ka erinevad taimenimekirjad, näidisplaanid ja ka nagu lisakoolitused eri teemadesse süübimiseks. Noh, nagu näiteks ka kalmu kujundamine või lilleaasa kujundamine või siis ka muru koolitus on seal sees või siis püsililleaasa kujundamise koolitus on seal sees, et seal on erinevaid teemasid, mida sa saad lisaks siis läbida. Ja kuidas see struktuur siis välja näeb, et praegu oktoobris sina nagu uue grupi alustajana alustad siis kõigepealt olemasoleva analüüsist, alusplaanist, aia tsoneerimisest. Novembris võtame läbi siis kujundusmustrid, ruumi loomise vesiaias. Detsembris lähme juba ideede juurde, ideede täiustamise ja materjalide juurde, vertikaalsete elementide juurde ja esmase kujundusplaani juurde. Jaanuaris siis nende elementide täpsustamine, praktilised nõuanded, veebruaris kujundusplaani viimistlemine, istutusplaani joonistamine ja märtsis siis istutusplaani päris valmis joonistamine ja tähistamine. See on selline soovituslik ajakava, mida sa saad läbida. Need materjalid on sul koheselt olemas, sa saad neid ka kiiremini läbida, kui sa tahad. Aga et sa nii-öelda lõpuni jõuaks, siis see on nii-öelda selline soovituslik ajakava, mida sa saad siis jälgida. Ja iga 2 nädala tagant toimuvad meil ka siis küsimuste kõned, kus sa saad tagasisidet oma plaanile, sa saad küsida oma aia kohta, sa saad nii-öelda edasisi samme, mida sa tegema peaksid või mida järgmisena teha. Ja hästi oluline nende küsimuste-vastuste kõnede puhul on ka see, et ma näen, et kes on aiakujunduse programmis sees ja käivad seal kõnedel, nemad liiguvad ka edasi. Aga need, kes kõnele ei tule ja ütlevad kohe eos, et ei, mul ei ole mõtet tulla, mul ei ole küsimust. Isegi kui sul küsimust ei ole, siis eile just meil oli kõne ja keegi ütles, et tead, kui hea, mul endal ei ole veel jõudnud selle plaaniga tegeleda, aga teised inspireerivad väga palju, kes on juba joonistanud midagigi plaani peale, midagigi paberi peale, ehk siis iga väike samm viib sind edasi. Ja meil on toimumas siis uue grupi tutvumiskõne nii-öelda ja vastuste kõne juba 8. oktoobril kell 6 õhtul ja edaspidi siis meil on kõned 15. oktoobril ja siis sealt 2 nädala intervalliga ja edaspidi nendel kõnedel on siis ka koos ka Augusti grupp, kes augustis alustas, et saate siis üksteise vahel ka nii-öelda inspiratsiooni juba koguda. Ja kõiki kõnesid sa saad aiakujundamise kursusel järele vaadata ja neid materjale, mis seal on siis salvestatud, neid sa saad kohe läbida, sa saad need plaanid nii-öelda inspiratsiooniks, sa saad ka taimenimekirjad, neid sa saad kõiki kohe omas tempos läbima hakata. Nii, ja siis võid joonistada nii käsitsi kui ka digitaalselt, vahet seal ei ole, oleneb, kuidas sa igapäevaselt töötad, kui sa igapäevaselt oled arvutis ja ütledki, et sa ei taha käsitsi joonistada või tähendab, ei taha arvutis joonistada, sa ei pea seda tegema, oluline on, et sa saad selle siis kuhugi paberile või digitaalselt. Võib-olla kõige lihtsam ongi käsitsi seda joonistada ja osad joonistavad ka siis digitaalselt, et digitaalselt on meil ka koolitused olemas juures, et kuidas näiteks Canvat kasutada või kuidas Inkscape'i kasutada selle plaani joonistamiseks. Ja millised boonused tulevad siis aiakujunduse kursusega sulle kaasa?
on esiteks see, et kui sa oled plaani valmis joonistanud, siis sa saad selle kohta ka tunnistuse, et sa oled selle kursuse läbinud, et sa oled sellel osalenud. siis teine boonus, ähm, mida sa saad, on Canva töötuba, kuidas aeda siis visuaalselt paika saada. see on siis selline töötuba, kus ma näitan, kuidas sa saad istutusplaane joonistada, kuidas sa saad kujundusplaane siis Canvas joonistada, et Canva on tasuta tööriist, mille abil sa saad seda teha. Kolmas boonus on veebikoolitus, kujundustööriistad pluss aiatööriistad, kõik, mida vajad oma aia elluviimiseks. ehk siis see on koolitus, kus ma näitan, milliseid tööriistu on sul vaja, et oma aiaplaani saada valmis ja näitan ka aiatööriistu, millega siis oma aeda rajada. Ja neljas boonus on praktiline umbrohuvaba istutusala rajamise koolitus, mis toimub siis 2026. aastal. seal on meil erinevad asukohad valikus ja sa saad valida, me oleme tavaliselt teinud Põhja-Eestis ja kuskil siin Tartu kandis, et saad valida endale sobiva aja ja sobiva koha. ja meil on ka siis kiire liituja boonus ja kiire liituja boonuseks ma panin sulle täna kaasa ühe väga-väga ägeda boonuse. see on siis ühiselt plaani joonistamise päevad Tartus 9.–10. jaanuaril ja see on nüüd selline koht, kus me saame koos plaane joonistada. ehk siis, kui sa tunned, et jaanuarikuuks on sul juba mingid osad läbitud, sa oled kõnedel käinud ja sa oled kuhugi jõudnud. et me ei tee seda kohe alguses, vaid sa oled juba mingeid materjale läbinud ja siis teeme ühiselt töötamise päevad, kus sa võtadki oma plaani kaasa või siis võtad oma arvuti kaasa või võtad mõlemad kaasa ja joonistame koos neid plaane. mina olen olemas, Reet Palusalu on olemas, minu ema, ja me saame sind juhendada selle plaani joonistamisel, me saame aidata sul taimi valida, me saame vaadata üle, mis sa vahepeal teinud oled, et ma olen näinud, et need kohtumised, need füüsilised kohtumised aitavad väga palju osalejaid edasi ja just kiiremini edasi, et sellel päeval keskendudki ainult oma plaanile, mitte ei ole sul mingeid teisi segajaid seal vahel veel. ja see kiire liituja boonus kehtib sulle siis 3. oktoobrini kella 13-ni. ehk siis, kui sa oled mõelnud, et võiks selle aia planeerimise ette võtta, siis igal juhul aiakujunduse kursusele oled oodatud ja seda kiire liituja boonust saad ka siis kasutada, aga pead siis olema nii-öelda kiire otsustaja. nii, ja ma loen sulle ette ka mõned tagasisidet, mis eelmistelt kursustelt on tulnud või eelmistelt osalejatelt on tulnud. et Sirje Link on meil teinud vahepeal mitu aeda, mitu korda sellel kursusel osalenud ja esimene aed, mille ta tegi, see oli siis Läti piiri ääres ja selle kohta ta siis kirjutas nii. kujundasin, kaevasin ja istutasin tänavu aiakujunduse programmi abiga 3 istutusala. üks neist oli projekt Vanast lillepeenrast uus ja 2 rajasin täiesti uut. juba esimesel aastal on õite ilu oi kui palju. et siin tal on kuidas see ala nagu enne välja nägi, see aiaäär ja siis väga lühikese aja jooksul Sirje tegi siis siia uhke istutusala peale, enne siis plaani ja pärast siis rajas ka. ja teine aed, mis ta tegi, oli siis nüüd 2 aastat tagasi, mis enne oligi august 2023 on ju, ja siis ta rajas selle ka nagu liivapeenrana ja 2025 august seesama koht näeb juba siis hoopis selline välja. et väga lühikese aja jooksul saab püsikutega väga-väga palju muuta, saab väga suurt nii-öelda muutust luua. ühegi puupõõsaga seda nii lühikese aja jooksul teha ei saa, et sellepärast ongi nagu püsikud üks selline võluvits, mida oma aia kujundamisel kasutada, mille potentsiaali enda aeda tuua. sest et me saame õitsemist, me saame värvi, me saame struktuuri, et see on see, mis inimese silmale väga palju juurde annab ja väga palju pakub. siis Ülle on ka üks varasematest kursusel osalejatest, kes 2021, 2022 tegi oma laeda ja tema siis kujundas selle istutusala, mis ta siin aia või selle kuuri ääres on, selle täiesti nullist, et teised ta tegi ümber olemasolevatest istutusaladest.
Aga ma loen tema tagasiside ka korra siit ette. Ühe noore istutusala arenemise lugu. Istutusplaani tegin antud alale eelmisel suvel aiakujundamise programmi raames. Eelmise aasta augustis eemaldasin murumättad ja kaevasin ala puhtaks ning istutasin taimed peale. ala on maja seina ääres enamuse päevast päikese käes ja üsna raske ning savise mullaga. alale sai kokku ligi 70 taime. Enamus neist elas talve kenasti üle, ainult paar odajat raudürti olin sunnitud kevadel asendama. suvega on taimed tublisti kosunud ja ka septembrisse jagub õisi. nüüd septembri pilt on tal siin, et see oli Ülle sõnul see istutusala, millega ta täiesti rahul oli. ehk siis, kui sa saad nullist teha, on oluliselt, ma ütleks, et oluliselt lihtsam ja saadki selle ideaalse variandi juba valmis, aga kui sul on juba olemasolevad taimed, siis jah, olemasoleva ümbertegemine nõuab natuke rohkem äh, aega ja energiat, ehk siis see olemasoleva taimedest kinnihoidmine ja kas ma saan midagi ühte kohta tõsta või ei saa tõsta. et see olemasoleva ümbertegemine kindlasti, ma ütlen, et ei ole lihtsam, et need, kes praegu täiesti nullist alustavad, siis palju õnne teile. on kindlasti lihtsam kui äh, vana ümbertegemine või olemasoleva ümbertegemine. siin veel üks pilt, et õhulised kõrrelised ja need kurereharus on siin õitsemas ja liatrised. ja siis on tal see nii-öelda vana aiaosa, kus olidki okaspuud, kus olid mõned lehtpuud, lehtpõõsad sees, et selle ta tegi ka ühtsemaks. ja selle kohta ta kirjutas siis niimoodi, et siin on istutusala, mida hakkasin looma ligi 7 kuni 8 aastat tagasi, kui said paika tagaolevad elupuud. tollal ei teadnud ma aia kujundamise põhimõtetest mitte midagi ja tegutsesin puhtalt sisetunde ajendil. olen seda ala aastate jooksul korduvalt ümber teinud, et mitte öelda, et igal aastal. viimase suurema muutuse läbis ala eelmisel suvel, kui tegin aia kujundamise programmis korraliku istutusplaani. suured elupuud jäid paika, aga enamuse muid taimi istutasin ümber. sel aastal on suur rõõm näha, et see töö on end ära tasunud ja sel suvel olen piirdunud peamiselt vaid hooldustega. ainus suurem töö oli, et eelmisel aastal panin peenraserva kivirea, et mururobot saaks muruserva lõpuni ära niita. sel kevadel võtsin kiviserva ära, kuna jäi ikkagi häirima. see on minu kõige värvilisem istutusala, pole üldse minu moodi, aga sellepärast ta mulle meeldibki. vot. ja siin ka veel üks pilt siis Ülle aiast. seda me enne ka juba natuke nägime. et need struktuurid, värvid, nende kombineerimine annab väga palju juurde, kui neid on nagu teadlikult kokku pandud, on ju. ja siin need äh, mustad männid, väga uhked, sellise rütmi moodustavad siin. vot, ehk siis kui sa oled täna siin webinaril ja sa oled mõelnud, et võtaks nüüd ette selle aia kujundamise, siis sa oled aiakujunduse kursusele oodatud. või siis meil on veel 2 kohta ka süvakursusele, ehk siis kui sa tahad oma aia jaoks selle aja päriselt maha võtta ja 3 päevaks tulla Tallinnasse oma aeda kujundama. seal olen siis mina, on Reet Palusalu ja seal on siis nii-öelda juhendatud 3 päevane süvaaiakujunduskursus, kus me teeme ka teooria osa, aga ka siis praktilist osa, ehk siis joonistamegi sinu aiaplaani. ja see on sellises väiksemas grupis Hestia hotellis Tallinnas 24. kuni 26. oktoobrini. ja see on see koht, kus sa saadki ilma segajateta keskenduda oma aiaplaanile. ehk siis sa saad sealt siis selle võimaluse oma aiaplaani kallal samm-sammult joonistada ja töötada. meil on täpne ajakava, kus iga päev on siis nii individuaalne töö kui ka siis personaalne juhendamine ja me oleme kogu aeg ruumis olemas, ehk siis sa saad küsida nii taimede nõu kui ka siis kujundusnõu. sa saad abi ka taime valikul, nii selle funktsionaalsuse kui ka ilu mõttes. ja sa saad sealt tegelikult väga inspireeriva keskkonna, väga hea sellise grupi energia, sest et kõik osalejad, kes sinna tulevad, nad tahavad oma plaani valmis saada, nad tahavad sellega edasi jõuda
ja seal tekivadki siis uued ideed, tekivad uued lahendused, et sa ei pea üksinda kodus seda plaani kallal pusima ja sa saad sealt ka kindluse, et sa oled õigel teel, tead, mida edasi teha. et see on selline koht, kuhu sa saad siis tulla. Paar mõtet ka, mis teised on jaganud, kes on seal varasemalt käinud, et 3 päeva sain mõelda ainult oma aiale, ei kodu või töömõtteid. niimoodi jagas siis Maarja näiteks. Siis keegi jagas, et kuidas taimi valida vastavalt kasvukohale, kuidas taimi paigutada kõrguste, tiheduse, väljanägemise, värvuse, õitsemise aja järgi, õues istutusala maha märkimine, meeldis ka väga asukoht, kus kursus toimus. et sel korral me õues mahamärkimist ei tee, et me tegelemegi ainult selle plaani joonistamisega, aga siis nii-öelda koha peal. Siis Reet kirjutas, õppisin otsima asju, nüüd kui mõni taim meeldib, siis kohe läheb kirja eestikeelne ja ladinakeelne nimi pluss kõrgus, laius ja õitseaeg, pilt. salvestan neid dokumendifaili järgnevateks peenardeks. ehk siis kõiki taimi me ei saa korraga tundma õppida, see tuleb kõik jupp jupi haaval ja, ja järjest ehk siis, kui sa oled nii-öelda kärsitu, tahad oma plaaniga kiirelt edasi minna ja sul ei ole aega, et arvutis istuda ja kõnedel osaleda ja kõiki neid mooduleid läbi teha, siis 3 päevasel aiakujunduse süvakursusel me saame päris lühikese aja jooksul väga palju tehtud. mis seal osalejad on teinud ikkagi selle aia põhikujunduse on enamus paika saanud, pluss siis ka vähemalt ühe istutusala istutusplaani on selle 3 päeva jooksul ikkagi, ma ütleks, et 90% osalejatest valmis saanud. ja selle kohta sa saad ka tunnistuse, saad ka boonuseks veebikoolituse Ilusa rõdu kujundamine ja ilusa terrassi kujundamine ja ka Canva töötoa, kuidas aeda visuaalselt paika panna, et need boonused sa saad kohe kätte, et võid hakata neid kohe läbi tegema. siis ka kujundustööriistad pluss aiatööriistad, mida vajad oma aia elluviimiseks. see on ka siis veebikoolitus ja 9 näidisplaani koos selgitustega, et sul tekiks ka juba ideid, kuidas need plaanid või kuidas need aiad on üles ehitatud, mida jälgida, et sul oleks nii-öelda lihtsam, aga sa saaksid ka ettevalmistuse juba selleks koolituseks teha. ja ka sellel kursusel on 2 kiireliituja boonust, mis kehtivad sul siis 3. oktoobrini ja esimene on see, et ma aitan sul isiklikult Maa-ameti ja aia andmete või sinu mõõtude baasil siis sinu aia alusplaani koostada, et see alusplaan on selle kursuse eelduseks, et ilma selle alusplaanita sa sinna kursusele tulla ei saa, sest me kohapeal alusplaaniga ei tegele, vaid sa tuledki oma alusplaaniga ja me saame hakata kohe tegelema selle kujundusliku poolega. ja selle ma aitan sul isiklikult paika panna, see on sinu nii-öelda kiireliituja boonus. ja teine kiireliituja boonus on Šveitsi hark. kui sul seda Šveitsi harki veel ei ole, siis see on nagu väga väärt multifunktsionaalne tööriist, mis su aiatöid väga palju lihtsustab. kui sul see on juhuslikult olemas, siis me saame sellega sama summa ulatuses nii-öelda välja vahetada mingi teise tööriista vastu. vot, ja kuidas osaleda? kõige lihtsam, kui sa kirjutad meile kirja, kui sa tahad näiteks ettevõttele arvet, siis kirjuta kindlasti kiri palusaluaiad@gmail.com või siis lähed, kui sa tahad veel lugeda selle kohta, siis palusaluaiad.ee/retreat. sealt saad ka infot. mida see sisaldab veel? see sisaldab toitlustust ja kõiki neid ruume ja vahepalasid, aga see ei sisalda majutust, et see 3 päevane ei sisalda majutust, et kui sul on majutust vaja, siis see tuleb nii-öelda lisaks. ja suur tänu, et sa täna osalesid, pane julgelt veel mulle siia chati küsimusi, ma vaatan need küsimused ka üle ja lae ka endale alla siis sinu kingitus, tänane kingitus, mis on siis kaunis aed töövihik, kus sa saad panna paika siis enda nii-öelda kauni aia strateegia, et kuidas sa siis sinna kauni aiani jõuad. panen selle sulle siia chati ka, et sa saaksid selle siit endale alla laadida. see on siis www.palusaluaiad, näed, kirjutasingi valesti. palusaluaiad punkt ee/vihik. nii.
et selle saad endale alla laadida ja see, mis ma sulle täna pakun ja pakkusin, see on sinu nii-öelda aia eduks. ma pakun sulle koostööd sinu aia eduks. ehk siis, kui sa tahad edasi minna, siis meie tiim on valmis sind edasi nii-öelda toetama, edasi aitama ja kindlasti ei ole nii, et kõigil tulevad ühesugused aiad, vaid igaüks teeb omanäolise aia omanäoliste taimedega, aga milles meie nii-öelda toeks oleme, ongi see, et sa valid õiged taimed, nii-öelda õiged taimed, mis vajavad vähe hoolt, mis püsivad ühe koha peal, mis püsivad pikalt, et sa ei läheks nagu näiteks selle taime valikuga või siis selle mustri osas lappesse ja ka mustri osas või selle kujunduse osas me vaatame sul üle, et kas see on nüüd praktiline, kas see on see, mis pärast ka hakkab toimima. nii, aga ole hea, julgelt pane mulle siia küsimusi ja pane ka siia üks taipamine, mis tuli sinule tänaselt webinarilt, sest et ma usun, et sulle tuli vähemalt üks taipamine või üks selline mõte, mida sa tahaksid enda aias ära kasutada. nii, ja ma vaatan korra üle küsimused. kas püsikute lehti siis ei lõigatagi enne kui kevadel? See on väga hea küsimus. erinevad püsikud lõigatakse erinevatel aegadel. ma just täna hommikul vaatasin, et meil on olemas nimekiri, püsikud, mida ei tohiks sügisel maha lõigata. et sa võid julgelt selle nimekirja endale alla laadida, meil on olemas see Facebooki lehel, praegu ma seda linki nii ruttu sulle ei leia, aga tasub vaadata seda nimekirja, et milliseid püsikuid ei tasu maha lõigata ja miks ei tasu maha lõigata, just selle struktuuri pärast ei tasu kõiki maha lõigata ja teine asi on ka see, et miks maha ei lõigata, on talvekaitse, et osad püsikud on külmaõrnad ja teised on natuke külmakindlamad ja ongi, et osad võib maha lõigata lõdvalt, ükskõik, kas siis nüüd sügisel või kevadel, vahet ei ole, aga teised vajavad just neid pealseid, et oleks neil talvekindlus olemas. Siis kas püsikuid võib kasvatada konteinerites ja kas see on üldse mõistlik? pean silmas korteriühistu suuri lillekaste. ja püsikuid saab kasvatada ka konteinerites ja korteriühistute lillekastides. aga selle puhul peab teadma seda, et nii nagu suvelilled, sa istutad igal aastal uuesti, ka püsikute puhul ei ole nii, et ma istutan ja siis need jäävad nagu püsivalt. Nad võivad olla ka 1-2 aastat väga-väga ilusad, aga nad kasvavad suuremaks. see tähendab seda, et püsikute istutuste puhul peab tegema seda ümberistutust ka vähemalt aastas korra ideaalis või siis noh, 2 aasta järel hiljemalt. et noh, mis püsikute eelis ongi, nad jäävad on üle talve, sa saadki mitu aastat järjest kasutada seda ühte ja sama taime, aga seal on ka see hooldus ja kuna seal on see ruum väga väike, siis see hooldus on seal üliülioluline. nii, siis suur tänu inspiratsiooni eest, aitäh. Julgemalt kasutada kõrrelisi, mõelda, kuidas peenar näeb välja hilissügisel või talvel. Äh, nii, kas see veebiseminar jääb järelvaadatavaks? jah, sul jääb piiratud ajaks sellele ka järelvaatamine, ma saadan sulle selle meili. kas Männas Mailas tohib praegu veel istutada? jah, praegu tohib veel istutada. ma julgustan sind vaatama ka veel istutamise webinari, kui sa selle juurdepääsu veel said, et seal ma rääkisin ka istutamisest. kui roosid pikitakse teiste püsikute vahele, siis talveks katmisel on roose katta päris raske, sest talvekatte vist teistele püsikutele ei tohiks peale jääda. Ja rooside, meil on ka roosid kusjuures kahes kohas, meil on üks koht on see, et meil on pikitud nad püsilillede vahele ja teine koht ongi eraldi roosipaljunduspeenar. ja nende katmisviisid on natuke erinevad, ehk siis paljunduspeenar on lihtne, viskadki selle rea kõik täis või peale selle kanga ja peenral ongi laikudena katmine. aga nüüd tuleb vaadata, sa saad olla kaval, ehk siis kui sul on külmaõrnad taimed, siis roosidega kokku panna külmaõrnad taimed, sest et neid sa pead nagunii katma. noh, näiteks mingid õrnad krüsanteemid näiteks võid vabalt panna rooside juurde. Ja see, et tegelikult
teistele püsikutele ei tohiks peale jääda, võib teistele püsikutele ka talvekatte peale jääda, et midagi hullu see ei tee. lihtsalt, mis seal on, seal talvekatte all hakkavad ennast väga hästi tundma hiired, rotid, närilised, ehk siis sa pead nendele siis ka vastavalt selle toidu talveks panema. Huvitav mõte, peenar vajaks 7 kuni 10 aasta möödudest uuesti kujundamist. jah, kusjuures see on see eluiga, kui sa mitte midagi nii-öelda jagamise, ümberistutamise osas ei tee. aga kui sa järjepidevalt tegeled ka selle jagamise, piiramise, ümberistutamisega, siis see eluiga on loomulikult pikem. nii, suur tänu, väga inspireeriv, aitäh sulle. taim, mis tekitas huvi, ült punanopp, inspireerisid fotod sügis-talvisest peenartest. aitäh, super. mõte, mitmete taimede kooslus, sobivus ja kordused. selline küsimus, kui kaevamine on käsil ja puu on istutus, kuidas toimida puujuurtega? ilmselt siin on mõeldud, et kui on puu istutusala sees, kuidas toimida puujuurtega? ja seda puujuurtega toimimist me teeme tavaliselt läbi ka umbrohuvaba istutusala rajamise koolitusel. ehk siis seal sa näed täpselt ära, et millist juurt tohib läbi raiuda, millist juurt ei tohi läbi raiuda. aga puude alla on tõepoolest võimalik istutusala kaevata niimoodi, et see puu jääb ellu ja need taimed, mis sinna lähevad, jäävad ka ellu. ja sealjuures on võib-olla oluline ka teada seda, et sa valid sinna puu alla õiged taimed. olenevalt ka selle puu liigist, et kui on väga intensiivse juurekavaga puu, siis tuleb seda juurekonkurentsi ülimalt täpselt vaadata, et need taimed, kes sinna lähevad, oleksid siis õiged. aitäh väga inspireeriva webinari eest, sain indu vanadest ideedest ja oma elu ära elanud taimedest lahti laskmiseks ja uue loomiseks. maranad ja enelad lähevad välja. no super. maranad ja enelad, jah. inspireerisid kõrrelised ja nende kombineerimine teiste taimedega. aitäh, oli huvitav ja inspireeriv. kuidas paljundada rosanni? rosanni saab üldjuhul ikkagi jagamise teel paljundada. eriti ilus talvel kaunis peenar. jaa, absoluutselt, et see, kui sul on nagu talvel ka midagi, mis sind aeda kutsub, aeda meelitab või aeda nagu tõmbab, siis see on väga-väga suur väärtus. ja kui sa oled ise nagu midagi kujundanud kokku, hästi räägivad need aiakujunduse kursuse läbinud naised räägivad ikka seda, et ma istutasin nüüd selle peena valmis ja ma käin iga päev seda vaatamas, ma käin iga päev seda pildistamas. ehk siis, kui sa oled ise sinna midagi panustanud ja veel läbi mõelnud ja nii kaua istunud selle plaani kallal ka, siis sul tekib hoopis teine seos selle aiaga, teine seos selle istutusalaga ja siis sa käidki teda ka talvel vaatamas ja talvel me ei taha väga välja minna, aga see ongi nii-öelda hea motivaator ka talvel seda värsket õhku minna vaatama. värsket õhku minna hingama, jah, nii. nii, vähem hoolt, suurem efekt. sain aru, et ala, mida soovin kujundada, on väga erinevate tingimustega, mida pean eraldi arvestama. kogu ala on maja ümber, soovin väga konsultatsiooni, saadan meili. ja saada kindlasti meil ja pane kindlasti juurde ka juba pilte, pane ka enda aadressi juurde, siis ma saan kohe Maa-ametist pilgu peale heita. kuidas ümber istutada pojenge? Pojenge on tegelikult väga lihtne ümber istutada, vaja on labidat, vaja on mõnikord, kui on väga suured pojengid, siis on ka mingeid teisi tööriistu vaja. ja kaevad välja ja istutad uude kohta, kindlasti tuleb jälgida, et ta oleks puhas, puhas pojeng puhtale mullale, et ei istutaks koos naadiga ümber. et see on hästi oluline. et oluline on omale selgeks teha sortide nimed, osa sobib meie kliimasse, osa mitte. kõrreliste info oli oluline, mul vaja varjulisse kohta. ühe liigi sortide levimine erinev, osad agressiivsed, osad püsivad paigal. absoluutselt. mis taim see siin sinu taustal on fotoesitluses? kas sa mõtled seda, mis siin ees on? kui sa mõtled seda roosat, siis see on põdrakanep ja põdrakanep on ka looduslik liik, on ju Eestis, aga põdrakanepiga on niimoodi, et mina seda tavaaiapidajale aeda ei soovita, sest et see läheb risoomidega edasi ja seda peab väga teadlikult piirama ja kasutama. nii, siis kas kukeharjadega on ka mujal viimase 2 aasta jooksul probleeme? hallitus peal ka matroonal. jah,
kukeharjadega on probleeme, vihmased ilmad ja tegelikult ka vale kasvukoht, ehk siis see liivane, mitte liivane, vaid savikas niiske kasvukoht neile ei sobi. Et viimastel aastatel ja see aasta veel eriti ongi see hallituse teema. Kuidas katta artišoki, vot see artišokk on ka roosiga on ju sarnane, et võib roosiga peenrasse minna. et talvekate läheb artišokile ka. nii, kas peenrast hostade väljakaevamisel peab kõik juured välja korjama? ei pea, sellepärast et juurest hosta ei lähe edasi. jah, et juuri me korjame ainult siis välja, kui meil on vaja umbrohu vabaks saada ja seda juurte korjamist sa saad tulla õppima praktilisel umbrohuvaba istutusala rajamise koolitusel, mis järgmine aasta meil jälle kindlasti tulemas on. ehk siis, kui sa oled kuskil koolitusel, kui sa oled aiakujunduse programmis, Unistuste aiaklubis, siis see on koht, kus sa saad seda nii-öelda läbi teha. minul küll super ilus kollane maran, kindlasti ei võta välja. jaa, absoluutselt. kui sul on ilus kollane maran, siis ma ei öelnud sulle täna ka, et sa peaksid ta välja võtma. et ei, ära võta seda välja. suur tänu järjekordse huvitava loengu eest, kõrrelised ja punanupud. Kust soovitate taimi osta ja kas teie aiast saab ka taimi osta? meil on omad koostööpartnerid, kelle käest me soovitame osta, kellel on hea valik, kellel on kvaliteetne taim. näiteks aiasõbrast, Helga Taimeaiast, Mihkel Saare puukoolist, Hansaplandist soovitame taimi osta ja meie aias saab ka osta taimi, et kui sul mingi konkreetse taime vastu on huvi, siis kirjuta kindlasti. kas oleks realistlik miksida püsikute peenarmarjapõõsastega näiteks hetkel 2 rida vaarikaid ja kui liiguks sujuvalt nii-öelda söödavate lilledega saialile edasi dekoratiivtaimedeni? jaa, püsikute peenarmarjapõõsastega on võimalik miksida, aga Palusalu aias on miksitud nii-öelda püsililli koos söödavate marjapõõsastega ja ka praegu meil on aiakujunduse kursusel üks osaleja, kes teeb endale istutusala, kus on söödavad taimed, kus on marjapõõsad, et seda on võimalik teha küll. suured tänud inspireeriva koolituse eest, sügisesed ja talvised peenrapildid kõrrelistega olid inspireerivad. aitäh kasuliku info eest, hakkan aeda ümber kujundama. kas tasub siis juba praegu matroona pealt kõik ära lõigata, lehed ka juba varisevad? nii ja naa, sa võid lõigata, aga tal jääb see struktuur väga ilusti ka talveks, ehk siis praegu varisevadki matroonadel ja kõigil varisevad lehed nii ehk naa maha. mina enda omasid praegu maha ei lõika. kuigi mul on ka osadel see hallitus peal, aga osad on väga-väga ilusad. näiteks liivapeenras on mul väga ilusad sel aastal kukeharjad ja ka kusjuures savikal peenral, kus mul on puulehe mults peal, ka seal on mul matroonad väga ilusad, kuigi mis eelmisel aastal olid hallitanud, keegi klient andis mulle, et näed, Maria, vaheta välja. ma ütlesin, et noh, okei, ma vahetan välja. et need ma istutasin endale peenrasse, aga need on sel aastal imeilusad, mingit hallitust ei ole. ehk siis oluline on ka see istutamine, et kuidas sa istutad seda matroonat omale peenrasse või kukeharju peenrasse. kas sa võtad selle substraadi sealt ära, jätad alles, mis sa selle auguga teed, et see istutamise kunst on A ja O lisaks sellele ettevalmistusele ja õigele kasvukohale, et see istutamine on see füüsiline vahesamm, milleta me ei saa ja sellepärast on sul selle aia kujundamise kursuse boonusena juures ka praktiline umbrohuvaba istutusala rajamise koolitus, kus sa saad seda siis õppida. nii, ma vaatan veel siin, mis te olete siin kirjutanud toredasti. nii. oli väga informatiivne, tekkis küsimus, milline on trend kauni maitsetaimeaia rajamisel. ja seal on ka praegu see trend, et seotakse nii ilutaimi söödavate taimedega, kusjuures ka ilutaimed, mis on söödavad, seotakse siis omavahel. ehk siis see nagu erinevate funktsioonide kokkuviimine, nii nagu keegi ütles ka, et kas on söödavaid marjapõõsaid võimalik ilutaimedega siduda, et see trend on ka praegu selle maitsetaimede aia puhul, et me ei pane ainult maitsetaimed üksteise otsa, vaid ka see ilu pool tuleb sisse, ehk siis praktilisus ja ilu on omavahel koos. ja kusjuures aia kujundamise kursusel on meil ka see ilusa maitsetaime aia kujundamise koolitus sees koos
koos noh, Tammetalu perenaisega. nii, südamelähedane mõte, kohalikud taimed trendis, mu veise, südamerohi ja altee. just, super. et see veise, südamerohi ja altee sobivad ka väga hästi. mure forsüütiga tahab vägisi välja minna, kuidas teda turgutada? seal võib-olla turgutamisest ei aitagi, võib-olla peab uue istutama, peab vaatama, mis on kasvukoha tingimused, tihtipeale ongi see kasvukohas probleem, et peab vaatama, mis see probleem täpselt on. nii, suur tänu, väga inspireeriv, tuleb tulla koolitusele. oled oodatud koolitusele. Pole leidnud müügist Kalevi keppi, kas teil on ja muidugi tänu heade nõuannete eest. Kalevi keppi, kui sa mõtled seda püsikut Kalevi keppi, siis see on meil täitsa olemas, seda on võimalik saada. et siis võid kirjutada. aga oota, mitte Kalevi keppi, kuningakeppi jah, aga Kalevi kepp on Eesti tingimustes ikkagi veel üheaastane taim, kui sa oled kuskil saartel, siis ta võib olla ka püsik ja siis saad, teda müüakse ikkagi aiandites, Hansaplant müüs sel aastal seda ja praegu sügisel oli teda ka veel seal Hansaplandis, aga ka Saarelille aiand müüs seda sel aastal. kas on mingid hortensiasordid või muu kaunis õitsev põõsas, mis kasvavad ja õitsevad edukalt ka varjus elupuude kõrval? ja elupuudega niimoodi, et seal on juurekonkurents hästi-hästi kõva ja päris varjus, no ütleme niimoodi, et päris varjus näiteks roniv hortensia võiks väga hästi hakkama saada, aga siis ta peaks mingi asja najal ronima. et mingid põõsad on olemas, aga neid ei ole väga palju, et pigem püsikutega seal lisaõitsemist tuua just varjulises kohas ja varjulises kohas ka see lehestiku ilu on see, mis annab väga palju juurde ja mida saab juurde planeerida. nii et kui sa oled valmis tulema järgmisele nii-öelda tasemele ja tulla siit edasi, siis ma ootan sind aia kujundamise kursusele. kuidas sa sinna saad, ma panen sulle selle slaidi ka ette ja ma tuletan meelde, et seal on väga magus kiireliituja boonus ehk siis see, et me 2 päeva järjest joonistame sinu aiaplaani kallal, mis toimub siis 9. ja 10. jaanuaril 2026 ja kuidas sa liituda saad, üks variant, et sa kirjutad meile, teine variant, lähed aadressile palusaluaiad.ee/AKM ja sealt sa saad otse siis selle registreerimise ära teha, saad tulla siis kas kuumaksega, 12 korda 97 makseplaaniga või siis ühekordse maksega, mis on 997 eurot. vot, nii et mina tänan, et sa täna osalesid ja kohtume siis sinuga kuskil järgmisel koolitusel ja ootan sinu nii-öelda unistuste aia edulugu ja loodan, et saan sinu aiapilte ka varsti siin webinaril jagada. tšau.